Kas sul on ka kogu aeg niimoodi, et veebilehtedel mingid nupud lihtsalt ei tööta ja isegi kui nad töötavad, siis nad viivad täiesti valedesse kohtadesse? No sul ei ole niimoodi või? Mul ka tegelikult ei ole. Tead miks? Sellepärast, et normaalsed veebilehed testitakse enne, kui nad kasutajate ette lastakse. Selleks on IT-ettevõtetes spetsiaalsed inimesed nagu testijad. Olen Linda ja töötan Helmeses tarkvaratestijana. Minu töö eesmärk on tagada, et meie tiimi poolt ehitatav tarkvara oleks töökindel, mis tähendab, et seal oleks võimalikult vähe vigu ning vastaks meie kliendi ootustele, vajadustele. Minu töö enamasti algab arendusnõuete analüüsist, et teha kindlaks, et arendusnõuetes oleks kõik juba õige ja arendusnõuded oleksid kvaliteetsed. Lisaks koostan testanalüüse ning testplaane, mille järgi hakkan testimist läbi viima ning vajadusel, mille järgi teevad ka teised testijad oma testimist. Testimine ise hõlmab väga palju suhtlemist erinevate osapooltega. Väga palju suhtlemist on arendajatega, samuti analüütikutega, disaineritega ning samuti kliendiga endaga. Kui arendus on valmis ja testitud, siis üldiselt teostan ka kliendile demosid, kus me näitame et mida me oleme valmis arendanud ja kas need kattuvad kliendi vajadustega. Kui ma olen leidnud süsteemis mingi vea, mis on väga kriitiline viga, siis tekitab see hea tunde, et selline viga on avastatud enne seda, kui see läheb kliendi laivi keskkonda. Ma arvan, et testimistöö on üsna sarnane detektiivitööga, et väga palju on niisugust analüütilist ja kriitilise mõtlemise oskuse vajadust ning oskus märgata väikeseid detaile, mis võib-olla teistel on raske märgata. Ja kindlasti eeldab testimistöö head suhtlemisoskust erinevate inimestega ja kindlasti ka järjepidevust ja distsipliini. Kõige olulisem aspekt vigade leidmisel on tarkvara süsteemi tundmine läbi ja lõhki. Koolitundidest tuleb kindlasti kasu igasugustest arvutiõpetuse informaatikatundidest, robootikaringidest, lisaks matemaatikatunnist, mis arendab väga palju analüütilist ja loogilist mõtlemist. Samuti tuleb kasuks erinevate keelte oskamisest, sest et tihtipeale IT-s on vaja erinevates keeltes inimestega suhelda. Ja kõigele lisaks tuleb väga palju kasuks lugemisoskus ja kirjutamisoskus.